Nii, võib-olla tutvustame ka siis üksteist. Mina tõepoolest olen Mikk Lõhmus ja töötan Rahandusministeeriumis kohaliku omavalitsuse poliitika osakonna nõunikuna ja minu partneriks siin on siis Kersten Kattai, kes töötab Tallinna Ülikoolis ja mitte nõunikuna, vaid õppejõuna. aga ei, selles mõttes, et tegelikult profiil on natuke laiem kui ainult omavalitsus, vaid ütleme, avalik haldus ja valitsemine ja poliitikakujundamine veidi laiemalt, aga võib-olla jah, ütleme sellises praktilises tegevuses olen omavalitsustega kõige rohkem tegelenud. Ja kuna me omavahel väga tihti selliseid dialooge peame, siis ma arvan, et saal ei pahanda, kui me üksteist sinatame siin, et me ei hakka siin üksteist teietama. Ma arvan küll, jah. Lihtsalt näiteks eile me saime kokku, võtsime selle tänase ettekande sisu läbi, hakkasime lihtsalt omavahel diskuteerima, arutama ja tuli peaaegu 1,5 tundi, nii palju meil aega arvatavasti täna ei anta. Aga hakkame siis vaikselt äkki otsast minema ja võib-olla selline teema püstituseks selline sobiv alguskoht võiks olla see, et kuidas me kohalikku omavalitsust üldse tänapäeva muutumas maailmas näeme. Me tegime siin sellise lihtsa skeemi, neid skeeme saab veel keerulisemaks teha ja mitut mõõdet juurde tuua, aga kui me kohaliku omavalitsuse selliseid põhimõttelisi rolle vaatame, siis tõepoolest esimene on selline kohalik omavalitsus kogukondliku nähtusena. Tegelikult see on ju see kohaliku omavalitsuse juur, see, millest kohalik omavalitsus kunagi alguse sai. Kogukondlikkus, lähme Eesti ajaloos tagasi, 19. sajandi valdade loomine, vallareformid, kus tõepoolest kohaliku omavalitsuse põhiroll oligi selline võib-olla tõesti ühiskonnas märkamine, lepitamine, koostöö, kaasamise roll ja sellega sarnanevad ja kaasnevad ülesanded. 20. sajand, heaoluriikide areng tõi jõuliselt sisse avalike teenuste ruumi, kohalik omavalitsus kui teenuste tagaja, mis omakorda viis selleni, et omavalitsus hakkas nii-öelda nendelt juurtelt ju lahti rebenema, sest need teenuspiirkonnad alati ei kattu ju nende loomulike identiteedipiirkondadega. Lisaks suured ühiskondlikud muutused, mis on toimunud, võtame näiteks selle, et kui palju käis inimene oma omavalitsusest väljas aastal 1930 ja kui palju täna käib inimene oma omavalitsust väljas aastal 2023, eks, et need on nagu sellised täiesti võrreldamatud. Ja nähtused ja viimaks see 3. omavalitsuse mõõde, mis on tulnud juba Põhjamaade suurte omavalitsusreformidega, kus omavalitsus muutub selliste suuremate võrgustike haldajaks ja tekivad sellised suured süsteemsed süsteemid ja klastrid ja nii edasi. Ja võib-olla selline esimene küsimus on see, et kas me saame sellest omavalitsusest sellise klassikalise kujul ja sellise klassikalise juurtelt rääkida või kuidas me seda ajas, seda kohalikku omavalitsust peame üldse mõistma? Jaa, kõigepealt mul see joonisel eriti meeldib see, et kogukond on nagu üleval ja keskvalitsus on all, tavaliselt neid võimutasandeid niimoodi näitakse teistpidi, aga põhimõtteliselt on see ju õige. Ja et tegelikult, kui me võtame siis selle omavalitsuse olemuse ja teeme ta hästi nagu lihtsaks, siis põhimõtteliselt seal on ju 2 nagu baasrolli. Üks on siis demokraatlikkus, kogukondlikkus, ja teine on siis teenuste tagamine inimestele. Ja need arendusfunktsioonid ja muud nii-öelda rollid nii-öelda on aja jooksul nagu juurde kasvanud. Ja sa võtsid kokku selle omavalitsuste 150-aastase ajaloo praegu 3 lausega. Aga tegelikult omavalitsuse nagu baasolemus ju on täpselt seesama, mis ta oli siis. Lihtsalt need uued nii-öelda kihid, uued tegevused ja teatud keerukus on ju juurde tulnud. Aga nüüd see pinge, ja see on kahtlemata, on ühelt poolt nagu omavalitsuse vajadus, miks teda nagu vaja on, ja teiselt poolt on ka pinge nagu igapäeva elu ja arengute nagu korraldamisel. On siis ühesõnaga see pinge nagu omavalitsuse siis demokraatliku
rolli ja teenuste tagaja rolli vahel. Et ja noh, kui me võtame praegu igasugused debatid, ma ei tea, teenuste konsolideerimisest või ütleme, asutuste konsolideerimisest, kus kogukonnad lähevad tagajalgadele, protesteerivad, et ühelt poolt see on ju täpselt see, mida me ootame nagu omavalitsustelt ja mida me ootame kogukondadelt, et nad aktiivselt ja häälekalt nagu osaleksid, räägiksid kaasa. Aga miks seda kõike ju tehakse, on ju ütleme siis arendusvõime ja ütleme jätkusuutlikkuse nagu tagamine ühelt poolt ja teiselt poolt siis nõudlikkus nagu avaliku teenuste osas, et need oleksid siis mingi teatud standarditele vastaks ja nii edasi. Ja nüüd, kuidas seda pinget siis lahendada, kus ühelt poolt on kogukonna soov, et me tahame, et avalik võim oleks siin mingite asutuste ka nii-öelda esindatud ja teiselt poolt siis see vaade, et mis meil on jõukohane ja kuidas me suudame nagu tagada nii-öelda kvaliteetsed teenused. Ja noh, ma ei näe, et see kuidagi oleks vähenemas või kuidagi see võiks nagu muutuda. Et pigem vastupidi, need ütleme, vaidluskohad või see dilemma nii-öelda kasvab ja see peabki olema ja seda lahendada omavalitsuste poolt või nii-öelda omavalitsustasandil ongi kõige õigem. Jah, me liigume nüüd tõepoolest selle omavalitsuse põhirolli joones ja tahes-tahtmata me peame tuuma sisse sellise märksõna nagu Euroopa kohaliku omavalitsuse harta. Et me omakeskise arutasime ja tekkis selline huvitav paralleel, et harta teatavasti on ju allkirjastust 1985, et see on küll nagu pooleldi eraelulised andmed, aga mõne inimese sünniaasta on ka umbes 1985. Et küsimus, et me räägime nüüd dokumendist, mis tegelikult ju kehtestab väga olulised kohaliku omavalitsuse alusprintsiibid, juba preambulis ju ütleme, et kohalik omavalitsus on demokraatliku ühiskonna nurgakivi ja seda saabki nagu demokraatliku ühiskonda ehitada üles läbi kohaliku omavalitsuse, esindusdemokraatlik mudel, artikkel 3-st, 3.1, 3.2, subsidiaarsuse printsiip, lähimuse printsiip, artiklit 4, Küsimus võib-olla, et kuna see harta nüüd on tõepoolest juba varsti mõned aastad ja 40 aastat tagasi ratifitseeritud, maailm on vastu võetud, 40 aastaga on ju maailm hästi palju muutunud, mõtleme Euroopat 1985 ja 2023. Tol hetkel arvatavasti ka sellist ülekannet ei oleks võimalik teha, on rääkimata mobiiltelefonidest, mida siin aktiivselt kasutatakse. Et kas need harta põhimõtted on täna üldse asjakohased? Et kuidas me peaksime sellesse suhtuma, et alati võib öelda, et see on ju nii vana dokument, et need on aegunud põhimõtted ja äkki me peaksime siit hoopis teistmoodi lähtuma ja vaatama omavalitsust ka. Ja aga kui palju me räägime kohaliku omavalitsuse hartast või siin, kes täna kohal on, et kui palju millal te viimati nagu seda terminit nii-öelda kasutasite, et ega me nii väga palju ju ei räägi, aga seal on omad teised põhjused, mida me võiks ka korra arutada. Et ütleme, millel põhineb see omavalitsussüsteem, mis meie põhiseadusesse nii-öelda on kokku võetud. Aga kahtlemata on ju maailm ja inimeste elu tohutult selle ligi 40 aastaga muutunud. Aga täpselt nagu me ennem tõdesime, et see ütleme, Eesti omavalitsuse ajalugu ju põhimõtteliselt on natuke üle 150 aasta, siis need baaspõhimõtted on täpselt senini need samad ja nii on ka hartaga. Minul on olnud, vahel olen üliõpilastega ka arutanud, et küsimus sellest, et kui meil on Euroopas nii tohutult erinevaid omavalitsusmudeleid, aga nad kõik on nii-öelda kohaliku omavalitsuse hartaga kooskõlas, et kuidas see nagu olla saab? Nii, ja vastus on olnud? Ja vastus on, et need on printsiibid, need on ju väärtused, põhimõtted, mis on nii-öelda kokku lepitud, kirja pandud ja sinna sisse mahub väga palju, ütleme siis konkreetseid nagu korraldusmudeleid. Ja nüüd, kui sa küsid, et kas kohaliku omavalitsuse harta on oma aja ära elanud, siis ma ütlen, et ei ole oma aega ära elanud.
aga kas ta suudab nagu täpselt nende samadel printsiipidel nagu tuginevana järgmised 40 aastat vastu pidada? Noh, see on nüüd arutelu koht, et kui palju ja kuidas nagu omavalitsus võiks muutuda ajas, et vastus ongi see, et demokraatia põhimõte on jätkuvalt demokraatia põhimõte, aga lihtsalt need võib-olla need vahendid, millega see demokraatia põhimõtet ellu viiakse, ajas muutuvadki. Et meil on tulnud ju nii-öelda see digitaliseerumine ja kõik see pool ja see loob uusi võib-olla täiendavaid võimalusi ja lihtsalt väljakutseid seal juures, millega me peame lihtsalt ajas arvatavasti siis kaasas käima. Kahtlemata ja kindlasti, ma ei tea, sa nüüd lugesid värskelt üle, et kas seal oli mingi e-osalusest või mingit digitaalsetest platvormidest mõni sõna, et ilmselt ei olnud. No ilmselgelt seal digitaalsest osalemisest Harta mõistes sõnagi juttu ei olnud, aga jätkuvalt seal ei olnud ju täpsustatud, kas see osalemine on analoog või digitaal, et seda seal ju kirjas ei olnud. Et seda me peame nagu ise loovalt sisustama, et see on nagu... Ühesõnaga, Harta nägi ette, et meil on analoog nagu omavalitsus, aga tegelikult ütleme, digitaliseerumise tingimuses ta ikkagi nii-öelda toimib või kehtib. Aga ma küsin su käest vastu, et miks me räägime siis sellest kohaliku omavalitsuse Hartast ja nendest baaspõhimõtetest, mis seal on ju tegelikult kogu Euroopas nii-öelda kokku lepitud ja millele omavalitsus nagu mudelid vastavad. Et miks me võib-olla räägime sellest suhteliselt vähe Eestis? Jaa, me räägime sellest tegelikult sellepärast suhteliselt vähe, et kui pandi kokku Eesti põhiseadust 91. aastal, ja siis Harta põhimõtted olid ju Eesti omavalitsuse nii-öelda selle põhiseaduse peatüki koostamise aluseks. Et me võime seal suht üks ühele need põhimõtted ju välja lugeda. Et see on see põhjus, miks võib-olla Hartast nii-öelda igapäevas elus veidi vähem räägitakse. Küllap sul on õigus. Aga vaata, mõtlen nüüd seda, et autonoomiast me ei ole rääkinud enne. Et ütleme, kuidas siis Harta vaates ja võib-olla unustame ära nagu selle, see ei olegi tähtis, aga seal on ütleme need baaspõhimõtted, aga ütleme kohaliku omavalitsuse nagu autonoomia garantiid või millel see autonoomia nagu baseerub, et kuidas sa neid nagu väljakutseid näed ja kuidas see nagu ütleme siis selle kodaniku osaluse ja avatud valitsemise ja kogu selle poolega nagu haagib? No see autonoomia printsiip, millest ka Eestis ju hästi palju tegelikult räägitakse, tähendab ja väljendub ju ka põhiseaduse kaudu selles, et kohalikul omavalitsusel on õigus ja kohustus tegeleda kohaliku elu küsimustega. Kui me võtame ka põhiseaduses, Eestis on ju 2 institutsiooni, kellel on avatud pädevus, et üks on Riigikogu, kes võib tegeleb muude riigielu küsimustega ja on kohaliku omavalitsuse, kes tegeleb siis kohaliku elu küsimustega ja mis on nii-öelda avatud nimekiri, kuigi seadusega saab võib-olla seda nimekirja üksikjuhtudel ja teatud konkreetsetel juhtudel kitsendada, aga põhimõtteliselt ju kohalikul omavalitsusel on see avatud pädevus kohalike elu ülesannete osas. Nii et ma küsin niimoodi, et kas autonoomia on siis see, et omavalitsusel on õigus nii-öelda mingeid asju teha, elukorralduse eest oma territooriumil vastutada, ja keegi teine sinna nagu sekkuda ei tohi, ütleme keskvõim, mingid teised osapooled? Kui seda ei ole nii-öelda seadusega otsesõnu iga konkreetsel juhul lubatud. Ja teine pool on täpselt see, et see otsus ja see kohaliku omavalitsuse otsuse kujundamise protsess ja see otsuste vastuvõtmine iseenesest peab ju lähtumas demokraatia põhimõttest. Aga samal me räägime nagu kasvavast väljakutsest, ma ei tea, kui me tuleme nüüd baasrollide juurde tagasi, ütleme avaliku teenuste tagamisel, omavalitsuste koostöös, sest teenusareaalid on lihtsalt nii suured. Või riigi ja omavalitsuse suhetes, ütleme nende koostöös mingisuguste ülesannete nagu lahendamine, kus mõlemal on nagu vastutus, ma ei tea, hariduse andmine, eks ole, et ei ole puhtalt omavalitsuse ega puhtalt riigi nagu funktsioon, vaid kuidagi mõlemal on seal nagu rollid. Et kuidas see sinna autonoomia nagu loogikasse asetub?
No selles mõttes mina nagu ei näe nagu selles mõttes probleemi selles, kuidas vastuolu sellesse. Et siin on väga mitu lähenemist, et osad lähenemised ju väga eristavad omavalitsuse ja riigi rolle, eks, erinevates küsimustes, eks, aga tänapäeva maailmas väga paljudes küsimustes tulebki neid asju lahendada ju koostöös. Et ja mida me siin selles samas rollide tabelis nii-öelda lähme sinna nii-öelda selle riigi poole selle rolliga võib-olla just, seda rohkem seda koostööd ju tegelikult tarvis on. Kui me räägime täna näiteks regionaalsete nõukogude projektist ja arengulepete projektist, kus tõepoolest mingis regioonis tulevad riik, ministeeriumid ja ka kolmandad osapooled, ettevõtjad kokku ja üritavad koos midagi lahendada. Et see ongi täpselt nii, et kui me lähme nagu ülesannetega järjest nii-öelda laiemale alusele, siis ei olegi võimalik seda ju ühe kohaliku omavalitsuse piires lahendada, aga samas ilma omavalitsuse kaasamata ei ole see samamoodi mõistlik teha. Vot ma olen, hea, et sa seda ütlesid, et need ei ole, ütleme, autonoomia nägemust sellest, et keegi ei tohi sekkuda, teiselt poolt siis see, et ma olen võimeline tegema koostööd teiste osapooltega, et need ei ole vastandid, vaid nagu ühisosaga strateegiad. Ja ma võtan oma selle spikri, muideks, ma hommikul mõtlesin selle peale ja vaata, me tegime ju möödunud sügisel seda haldusreformi seda seireraportit ja meil tegime seal küsitluse omavalitsusjuhtide seas ja oli päris kõva nagu vaidlus, kui me seda tegime, et kas üks küsimus tohib nagu sisse panna, aga see oli minu nagu kindel soov. Aga seda raportisse ei tulnud. Aga me küsisime seal, andsime 4 valikut, ütleme, millised need autonoomia nagu näod olla võivad. Ja nendest 2 olid siis need nii-öelda kaitsva autonoomia, et autonoomia on see, et keegi ei sekku meie asjadesse ja et me saame nagu omavalitsuskogukonnas oma nagu ülesannetega hakkama. Ja teiselt poolt oli siis ütleme, avatud autonoomia või koostöine, et me oleme võimelised... Arendav autonoomia, nagu seda mõnikord ka kuskil, kuidas seda kuskil kasutatakse, need ongi ja kui me nüüd vaatame ja kuidas omavalitsusjuhid sellele vastasid, siis 264 vastajat oli ja sellest seda kaitsvat autonoomiat nii-öelda, ütleme, pidas nagu esmaseks, mis see siis on 21 vastajat, ja ülejäänud siis, mis tuleb 230 pluss, pidas seda nii-öelda koostööst autonoomiat. Nii et tegelikult, mis sellest nagu järeldada võib, et me vahel nagu on nagu debatid ka sellest, et vaata õigusloomes ka, ütleme, mingid uut, ma ei tea, mingit regulatsiooni tehakse, mingit ülesannet tahetakse omavalitsustele anda või ära võtta, siis ütleme, see argumentatsioon või vaidlus läheb üsna tihti ka juristide poolt nagu selle autonoomia nagu olemusele. Ja minu meelest seal nagu domineerib just see kaitsva autonoomia nagu loogika. Aga see on võib-olla üks nagu oluline muutus, mis selle ligi 40 aastaga on toimunud ja mitte ainult meil, vaid ütleme siin, kui me võtame eeskujuks nagu Põhjamaid, näiteks Põhjamaades, aga tegelikult mujal ka Lõuna-Euroopas või kus on väga väikesed omavalitsused, et see nii-öelda niisugune valmisolek astuda koostöistesse suhetesse, selle vajadus nii-öelda on kasvanud ja see eeldab nagu teistsugust autonoomiat. Ja kui me toome selle nüüd kuidagi kodaniku osalusse, siis see tuleb ju kohe sinna ka, et näiteks kui omavalitsused osutavad ühiselt mingisuguseid teenuseid, et siis on küsimus, kuidas siis elanikud, kodanikud saavad nende nii-öelda kujundamist kaasa rääkida. Millisel viisil ja see eeldab juba hoopis nagu teistsuguseid nagu instrumente. Hoopis teistsuguseid võib-olla lähenemisi võrreldes tänasega. Et siit me nagu tasapisi jõuamegi tegelikult sellise suure teise teemani, mida me siin väga põgusalt muidugi loomulikult ka enne käsitlesime. See on kohaliku omavalitsuse uued väljakutsed kaasajal. Et siin võib väga mitu plokki tuua, aga kui me toome nüüd mõned märksõnad välja, millest rääkida, esiteks on loomulikult see, mida me ka Eestis väga hästi näeme, on ju rahvastikumuutused ja rahvastiku ümberpaiknemine, me räägime sellest kas valglinnastumise kontekstis või räägime sellest siis linnastumise kontekstis. See on üks suur väljakutse üldisemas plaanis rahvastiku vananemine, millest Põhjamaades hästi palju räägitakse. Kuigi seal on tegelikult see rahvastiku ümberpaiknemine jätkuvalt üks suuremaid väljakutseid.
Kindlasti on väljakutseks veel inimeste mitme elukoha küsimus, nimetame seda mitmepaiksuseks või kuidas iganes, ja sellega võib-olla ka mingis mõttes seotud teema on ju inimeste mobiilsuse küsimus, eks see inimese enda toimeruum on nii suur, et kui me hakkaks nagu mõtlema toimeruumi põhist omavalitsust, siis kui need igapäevased liikumised on üle 100 kilomeetri, siis ilmselgelt me ei suuda tekitada sellist mingil identiteedil põhinevat omavalitsust ja kas see üldse sellisel kujul võimalik on. Ja loomulikult kolmas suur väljakutse on digitaliseerumine ja kogu see e-temaatika, eks, mis loob täiesti uusi võimalusi, väljakutseid ja selliseid tõsiseid küsimusi. Jaa, no nii on, et need on kindlasti, ma olen nõus suga selles mõttes, et ütleme, mobiilsuse suurenemine, toimeruumi või areaali nagu suurenemine, digitaliseerumine ja mis sul see kolmas oli? Ja mitme elukoha küsimus. Jah, no mitme elukoha, see on ka selle toimeruumiga nagu seotud. Muideks ma vaatasin, vaata soomlased tegid selle tuleviku omavalitsuse raporti, neil oli väga põnev mõiste selle mitme elukohaga omavalitsuses. Topeltmunitsipalism. Just, ma panin kirja, et topeltmunitsipalism. Ehk siis jälle ei ole see mingi meie eripära, et kõik otsivad neid lahendusi. Ja nüüd küsimus on minu meelest tõesti, kui me nüüd mõtleme selle tuleviku omavalitsuse peale, et mõtleme siin siis 40 aastat ette, et mis need tõenäolised nagu trendid on või muutused. Kui midagi katastroofilist, ma ütlen, nagu riigi eksistentsi nagu tulenevalt nagu ei juhtu, siis ilmselt see nii-öelda mobiilsus järjepidevalt nagu suureneb, on ju. Toimeruum suureneb, et mis sa tõid ennem selle kanti näite, et kui siis vallad nagu disainiti sellega, et inimeste nagu see igapäevane liikumisareaal on, mis see oli? 7-8 kilomeetrit. 7-8-9-10 kilomeetrit, jah. Et nüüd me ilmselt oleme nagu kuskil mujal, eks ole, selles mõttes, et see nagu on hoopis suurem. Ja teine pool siis on tõesti need, ütleme, mitte ainult osalus, aga üldse või digitaalsed nagu platvormid, et kui mõtleme, siis ütleme, ma ei tea, täna sündivale põlvkonnale. Mina sain oma esimese arvuti, kui ma ülikooli läksin. Ma sain ka. Et aga praegu on ju, ütleme, väga palju ka igapäevast suhtlust käib ju tegelikult nendel platvormidel erinevates kommuun või ma ei tea, kuidas neid isegi nagu üldistavalt nimetada. Et kuidas see siis nagu omavalitsuse nagu sisulist toimimist nagu hakkab tulevikus mõjutama. Muideks mul oli, äkki see oli mingi augustis möödunud aastal või, oli siis Lõuna-Eestis Vunki Mano niisugune seminar, ja seal oli ka niisugune arutelu, eks ole, et kuidas siis need, ütleme, digitaalsetel platvormidel kodaniku ja omavalitsuse nagu suhted võivad siis kuidagi, ütleme, kuidas kohalik võim peab sellega nagu kohanema. Ja seal keegi tõi sellise näite, et ma ei tea, igal korralikul omavalitsusel on ju oma, ma ei tea, Facebooki leht, eks ole, ja kui nüüd keegi kirjutab näiteks seal Facebooki lehes, et tema teab, et kuskil on mingi hädas inimene, on ju, ma ei tea, üksik vana inimene või ta ise on kuidagi hädas, et kas sellele peaks järgnema mingisugune menetlus, on ju? Et kas tegelikult see kohalik võim peaks nagu sellele reageerima? Ja kui me hakkame seda mõtlema, on ju, et täpselt samamoodi see võib, ma ei tea, TikTokis võib keegi filmida, on ju, et keegi on kuskil hädas, on ju, et tegelikult avalik võim peaks nagu reageerima. Ja kui me nüüd niimoodi loominguliselt mõtleme, siis tegelikult võib ju tuua nagu väga suure nagu muutuse omavalitsuse nagu toimimiseks. Et täna selleks nagu, ilmselt valdavalt ei reageerita nagu, ei alga mingid menetlused nagu sellist. Üks küsimus on, kui see on omavalitsuse nagu ametlik veebileht, aga meil on ju tohutult palju selliseid mingid piirkondlikke, kas piirkonna asulapõhiseid veebilehti, Märka Märjamaad või Märka Taeblat, eks, ja mis on ka mingis mõttes omavalitsusega väga sügavalt seotud ja kus ka tegelikult tohutult palju probleeme üles kerkib, kus tõstatakse mingi küsimus, ma ei tea, praegu
aktuaalne teema lumekoristuse kohta, eks, kuigi see pole üldse valla ametlik lehtki ja küsimus ongi, et kuidas nagu sellesse platvormi peaks nagu suhtuma, eks, kuigi info on avalikult üleval, võib-olla aktiivselt ja kommenteeritakse seda. No just, aga nüüd, kui see täna sündiv põlvkond järjest rohkem on harjunud, et ütleme, suhtlus käib nendel platvormidel ja asjad juhtuvad nagu sellest tulenevalt. Ja nüüd, kui me mõtleme siis tänast seda omavalitsust, mis tegelikult baseerub ju, ütleme, aastakümnete tagusel nagu loogikal, eks ole, ütleme, bürokraatlikud protsessid ei ole võib-olla selle ühiskondliku muutusega nagu nii kiiresti nagu kaasa läinud. Ja nüüd kujutame ette, et milline see muutus nagu olla või saab, või ma küsin niimoodi, et kas sa arvad, et mingis ettekujutetavas tulevikus omavalitsus on siis muud, ma ei tea, nagu on siis, ütleme, digitaalne omavalitsus, et ta ei olegi nagu selline omavalitsus, mida me täna nagu teame. Ja küsimus on hea ja me tegelikult ju selle mõiste termini tõime siin päris alguses sisse, kui me rääkisime analoogmaailmast ja digitaalmaailmast ja tegelikult me saame ju rääkida ka analoogomavalitsusest ja digitaalomavalitsusest. Et küsimus on ju täna tegelikult selles, ja mida näiteks samas enne räägitud Soome omavalitsuspoliitika arutelu dokumendis räägiti, et kasva aeg toob kogu aeg kaasa sellist juhtimise ja võimaluste keerukust ja see keerukus kogu aeg suureneb. Ja see, et need digitaalsed võimalused tulevad, see teeb ühest küljest nagu elu võib-olla lihtsamaks, aga teisest küljest ta teeb selles mõttes keerulisemaks, et kogu aeg peab üleval hoidma nagu kahte süsteemi, kuna see inimeste hulk, kes jätkuvalt on analoogmaailmas, on ju täna ka jätkuvalt ju päris suur tegelikult. Ja küsimus ongi see, et kui meil on kas 1%... Paar-kolm võib-olla aasta tagasi ma vaatasin seda statistikat ja siis oli võib-olla keegi teab nagu värskemaid andmeid. Aga minu meelest siis oli umbes veerand inimestest ei ole kunagi arvutit kasutanud või ei tee seda kordagi ühe aasta jooksul. No ja teine võib-olla veerand on need, kes kasutavad nagu väga harva ja on ka noorte hulgas need, kellel ongi nuputelefon tänagi veel, eks, ja me ei saagi eeldada, et tal mingisugune teistsugune telefon tekib. Ehk küsimus on ju ka selles mõttes see, et kas me saame siis, nagu me ei saa nagu see digitaalse platvormi inimestel ühte kanalit kinni panna, ütleme, et me digitaalselt nagu ei toimeta, me ei saa ka seda teist ühiskonnagruppi ju unustada ja kui meil on kas või 50 inimest, kes arvutit ei kasuta, kuidas me nendeni jõuame. Et nüüd paraku neid kahte süsteemi tuleb paralleelselt hoida ja veel väga pikalt ja me ei teagi, kas need võib-olla see on nagu igavesti. Eks? Nii, aga siis, nagu sa ütlesid, et kõik läheb keerukamaks. Lähebki keerukamaks. Neid menetlusloogikaid tuleb juurde, osalus nagu viise, aga samal ajal me tahaks nagu, ütleme, kuidagi efektiivselt tegutseda ja kõik oleks selge ja arusaadav. Sa tead, selgus selles maailmas kunagi lõplikku selgust ei tule. Et paraku elu lähebki keerulisemaks ja tuues uusi võimalusi, paraku jäävad ka vanad alles ja meil ei olegi teist valikut. Et neid ka igasuguste kaasamisvormide arendamisel tulebki arvatavasti nende arvestada ka tulevikus nendega, et tuleb igale sihtgrupile see kanal lahti, et isegi tuleviku omavalitsuse vaates. Vähemalt nii kaua, kui see ma ei kujuta ette, et see sihtgrupp nii väikseks lõpuks läheb, et me sellega arvestama ei pea. See ei ole nagu reaalselt... Sa mõtled seda analoog? Täpselt, jah. Paraku see nii on lihtsalt. Jah. Kuigi, ütleme, mitte kuigi, aga ütleme, need digitaalsed nagu osalusvõimalused tegelikult annavad ka päris suuri nagu võimalusi ja see nüüd on tegelikult küsimus selle territoriaalsuse või ütleme, mitmik elukohtadega või kuidas see oli, topeltmunitsipalism. Et ma ei tea, võtame Võrokas või Setu või Saarlane, et tegelikult kui on mingid olulised nii-öelda kohaliku arengu küsimused, isegi siis, kui inimesed elavad, ma ei tea, Austraalias, siis nad hea meelega nagu nendes olulistes küsimustes ju räägivad kaasa. Ja kui nad kunagi plaanivad ka sinna nagu füüsiliselt sinna territooriumile nii-öelda elama tagasi tulla, siis tegelikult see, et nad on nagu olnud integreeritud siis nende kanalite kaudu, mis siis nii-öelda kaugelt seda võimaldavad, et on ju iseenesest tõeliselt positiivne. Mul tuleb meelde, sa ise rääkisid mulle kunagi ühte näidet, ma olen seda toonud hiljem välja, et sa kuskil Kariibidel või kus iganes sa olid, Ei, Jaapanis. Jaapanis, ja siis keegi kodanik nagu kirjutas, et ma ei tea, mingi ehitusloaga oli mingi mure, eks ole,
ja siis sa seal kohe vastasid ja siis ta ütles, vaata kui hea, kui vallavanem on nii lähedal. Ja täpselt. Ei, see on reaalselt jah, tõepoolest oli jah, ma ei mäletagi, mis see konkreetne teema oli, aga seda olen näiteks toonud jah, et saab kiire vastusega ja sa ei saa aru, kus see vastaja sul parasjagu tegelikult on, et kas ta on tõepoolest Fukuokas või on Taeblas või on Tallinnas, eks, et selles mõttes ei ole nagu võimalik nagu jah, aru saada ja samamoodi ka see digiallkirjastamise võimalused ja nii edasi, et see annab ka võimaluse ju tegelikult ju igal pool olla, aga kui see inimene näiteks oleks selline olnud, et ta tahab vastuvõtule tulla või kirjutada paberi peal kirja, siis ei oleks see vahend jälle töötanud ju. Nojah. Ma ei mõtlen praegu seda, et kas sa kujutad ette võimalust, et meil ei olegi omavalitsust. Et kui meil tekivad need uued kanalid, teenused kuidagi osutatakse mingite riiklike struktuuride, agentuuride kaudu, me saame väga ühtse standardi, eks ole. Meil kaob ära see, meil on ju täna, ütleme, selline praktiline probleem, see topeltmunitsipalism, eks ole, et inimene elab mitmes kohas, kas ta siis vajab, kuidas talle tagada teenused mitmes kohas, kuidas tagada tema kodaniku, ütleme, õigused mitmes kohas, kas ta saab valida mitmes kohas, et kõik sellised nagu väljakutsed, et kas mingil viisil on võimalik niimoodi, et meil ei olegi omavalitsus, siis meil langeb see elukoha nagu mure ära. Ega see koha identiteedi mõiste ikka jätkuvalt ära ei kao ju. Et näiteks ise tulles suhteliselt suurest omavalitsusest ikkagi nii-öelda see ruumitunnetus inimestele, et mingist hetkest alates nagu ei ole nagu see teine kõrval küla nagu ei ole enam nagu oma või kõrval asul enam ei ole oma, eks, et võib-olla see ongi see ja ega sellest tuleneb ka võib-olla see probleem, mis ju täna on Eestis hästi aktuaalne, on see koolireformiga seotuv küsimus ja et vaevalt, et kardetakse nüüd seda, et see teine pool kaugel on, eks, ajaliselt ta võib-olla ei olegi kaugel, eks, Tallinnas väga paljud inimesed sõidavadki iga päev tund aega kooli või 1,5 tundi kooli, eks, aga just ongi see kohatunnetus ja see on see turvatunne võib-olla, mis on, mida ei saa keegi nagu ära võtta ja pluss kohalike olude tunnetamine. Et need lahendused erinevates piirkondades ongi väga erinevad ja see, kuidas korraldada näiteks hästi palju räägitakse personaalsetest teenustest ja märkamisest. Et ma arvan, et väga paljudes maapiirkondades on inimesed rohkem märgavad kui näiteks Tallinna linnas, eks, et need võimalused ongi nagu täpselt väga erinevad ja väga piirkonna spetsiifilised, kas siin ühtset lahendust saab tuua, ma ei kujuta seda ette. Okei, et ühesõnaga kuidagi keskselt ei ole võimalik nagu, ütleme, suhelda ega arvestada kõikide nende erinevate kogukondade nagu erinevate huvide ja nägemustega. Ja siin on mitu probleemi, üks on kohalikud eripärad ja teiseks need suured kesksed süsteemid kipuvad minema ka hästi bürokraatlikuks. Me jõuamegi lõpuks selleni, kus reaalses elus ühte bussipeatusesse tänaval, kus posti paigaldamise loa saamine võtab aega 9 kuud, millele järgneb veel projekteerimine ja ehitamine, nii et lõpuks läheb 1,5 aastat, eks. Aga kogu menetlus on tehtud menetlus on tehtud nii hästi, et kohe tehtud ja mille peale lõpuks nimetamata ametis Tallinnas inimene nüüd Tallinnas menetletakse ja ütleb, et ega elu ei peagi lihtne olema. Kui see asi on lõpuks nagu saavutatud, aga küsimus, mis see ühiskonnale maksma läks sellisel kujul? Selle asemel, et mõõta võib-olla geoteediga see koht ära ja lasta post ära, teha teostusjoonis ja on asi nädalaga tehtud. Ja siis korraldusvõime, ma ütleks niimoodi, et ütleme väga tsentraliseeritud või kesksete süsteemidega kaob tegelikult see võime nagu, ütleme, kuskil koha peal nagu korraldada. Koha peal mõista ja arvestada inimest ja me jõuame jälle otsapidi kaasamisega. Väga palju probleeme ju langeb ära, kui inimestega rääkida ja selgitada ja ära kuulata. Eks? Et see ongi nagu see teema, et me paneme jõuga kuskilt ja kaugelt, siis tekib automaatselt see trots ju kohe. Et see nagu paistab nagu iga kord nagu eraldi välja. Aga minnes korra selle tõesti hästi keerulise sõna juurde, mida me siin kordavalt kasutame, mida tegelikult ei tahaks eesti keelde üldse tuua, nimetame mitmepaiksuseks seda, mitte topeltmunitsipalismiks. Aga selles mõttes oli huvitav, et ka seal Soome poliitikadokumendis tegelikult selle üle arutleti ikka päris mahukas osa, seal oli seal paarkümmend lehekülge ja tegelikult ju seal jõuti ikkagi selleni, et nad sellega midagi peale osata ei hakanud. Ma sain ühest küljest selles mõttes aru, et Soome ka rahvastikuregister ei võimalda topeltaadresse panna, Eestis saab mingit kõrvalaadresse panna ja on mingid võimalused seal nagu see ei võimalda, see oli nagu üks teema, aga kokkuvõttes ikkagi
oli nagu kaks lahendust, jõuti selleni, et tegelikult ju ei saa ju mitmes kohas anda hääleõigust ja kandideerimisõigust ja Soomes on teatavasti ka maksusüsteem teistsugune, kohalik tulumaks, et seda ei saa nagu jagada, jõuti selleni, aga lõpuks, mis pakuti välja, on see, et omavalitsused lepiksid ise omavahel kokku sellised juhtumid ja kaasamisvõimaluste siis väljatöötamisel arvestada ka siis nii-öelda jutumärkes suvilaomanike ja nii-öelda selliste inimeste häältega. Ja kuigi tõdeti, et probleem on olemas, aga lahendust pakkuda ei olnud. Oota, mul jälle ajast tagasi minna, mitte väga ammu ma kolasin digitaalsed võimalused, siis mis on arhiiv, meil on see rahvusarhiiv ja seal olid siis, kolasin niisugustes materjalides nagu Põhiseaduse Assamblees, siis see töörühm, kes siis töötas välja omavalitsus peatükki ja seal olid tegelikult täpselt need samad nagu dilemmad või debatid, et näiteks räägiti, kas omavalitsus on elanikud või liikmed. Ja see liikmete mõte oligi siis, nagu mina sellest aru sain, see, et need on siis, ütleme, inimesed, kes võib-olla alaliselt seal ei ela, aga nad kuidagi, ma ei tea, töötavad, tarbivad mingeid teenuseid ja nii edasi. Ja see dilemma oli seal nagu kohe üleval ja tegelikult me täna arutame ju täpselt samasuguse asja üle. Ja kahtlemata ei ole, retsepti ei ole, et keegi küsiks, et ütle, et mida tuleb teha, et siis seda mingit ühtset retsepti ei ole, ilmselt tuleb nagu proovida erinevaid asju, aga üks asi sulle ka küsimusena, et mida, ütleme siis soomlased nagu mõtlevad sellest ja kas sa näed, et see võiks meil mingisugune teema olla, on siis ka veel üks kole sõna, on siis asümmeetriline omavalitsusmudel või. Eks põhimõtteliselt tähendab see seda, et kõikidel omavalitsustel ei ole ühesugused ülesanded. Kas see võiks olla mingisugune lahendus, mida me võiksime kuidagi proovida, mis kuidagi aitaks siis selle mitme elukoha ja suurte nagu siis nende toimeruumide puhul või? See mitme asümmeetria teema on Soome ja ka Põhjamaade, ka teaduskirjanduses päris selliselt hoogsalt üles kerkinud. Et milles on probleem, ega Soome omavalitsuse probleemid ja ka sama teema on toodud ka Rootsi kohta välja, kuigi Soome on selles mõttes võib-olla see hästi teravam, kuna Soome omavalitsuse keskmine suurus võib-olla tuleb üllatusena ju väiksem kui Eestis. Aga ülesandeid on Soome omavalitsustel tunduvalt rohkem. Ja Soome on ju läbi ajaloo üritanud kõikvõimalikke erinevaid reforme läbi viia need samadel põhjused, mis ma enne ütlesin, et see rahvastiku ümberpaiknemise teemad samamoodi, ka seal on nii-öelda linnastumine ja nii edasi, vananemine. Ja seal on proovitud kõigepealt, kes Soome seda omavalitsuse ajalugu teab, oli paras reform, millega üritati koostöömudelite kaudu seda teha, siis järgmine peaminister üritas Soomes suurt ühinemisreformi teha, Kataineni reform oli, see kukkus läbi ka samadel põhjustel, et omavalitsused sellega kaasa ei tulnud, reformi eesmärgid oli nagu ebaselged. Ja järgmisena tegeleti siis sotsiaalteenuste reformiga, millega üks valitsus ka kukkus, Sipila valitsus kukkus ja siis järgmisena siis nüüd see viimane valitsus viis nüüd ellu selle, et sotsiaalteenuste jaoks moodustati eraldi heaolu hoolekande piirkonnad, 23 piirkonda Soomes ja viidi justkui see sotsiaalteenuste tase viidi nagu teisele tasandile, kuna sotsiaalteenused on kõige kulukamad eelarvest ja kõige suurem koormus eelarvetel omavalitsustel. Aga selle tulemusena ikka on jõutud selleni, et see diferents omavalitsuste vahel, ega see sellest ei muutunud. Et see diferents järjest suureneb ja tegelikult juba selle heaoluteenuste reformiga tehti mõned erandid, ehk Helsingile tegelikult neid ülesandeid ära ei võetud, Helsingi jätkuvalt täidab need sotsiaalhoolekande ülesanded. Ehk nii-öelda suurte linnade osas hakati juba neid erandeid tegema ja üha rohkem räägitakse, et äkki peaks üldse nagu üle vaatama selle nii-öelda baaspõhimõtte, mis on Põhjamaades olnud ju iidsetest aegadest, et kõik omavalitsused täidavad ühesuguseid ülesandeid. See oli enne seda, kui tulid linna, kunagi hästi ammu linnadel erinevad ja valdadel erinevad, aga täna on üha rohkem jõutud selleni, et tõepoolest võiks kaaluda seda, et on omavalitsustel erinevad ülesanded, esiteks üks
suur grupp on tõesti suurlinnad, nad eristavad 6 linnapiirkonda seal endal, kust seda võiks kasutada, aga üha rohkem räägitakse sellest, et ka need väiksemad omavalitsused, eriti hajaasustuspiirkonnas, et neil võiks olla mingisugused vähem ülesandeid. Teine alternatiiv on see, et jätkata selle ühinemisreformiga. Seal on ka omad dilemmad, et omavalitsused lähevad lihtsalt jälle nii suureks, eriti põhjapiirkondades, et kaob tõepoolest see kohatunnetus ära ja kas me saame seda moodustist siis käsitleda omavalitsusena. Ja kolmas variant, mis neil on alternatiivina laual, on see, et kas siis tõesti tugevdada neid olemasolevaid omavalitsusi nii palju, küsimus, kas riigi rahakott seda vastu peab. Et need ongi need nagu dilemmad. Ja üks asümmeetria, mida käsitletakse päris sellise tõsise alternatiivina, et see on laua peal, jah. Et ei ole võimalik nagu ühinemisega edasi minna, et see ei anna seda soovitud tulemust ja teistpidi ka see koostöömudel arvatavasti ei tööta nii hästi, kui peaks. Et siin on mul nagu 2 mõtet või, nüüd kui Eesti konteksti see tuua. Et esiteks, meil on ju mõnes mõttes täpselt sama asi, eks ole, et ma ei tea, Ruhnu vallal ja Tallinna linnal ja õiguslikus mõttes nad on täpselt samasuguse staatusega, neil on täpselt samasugused ülesanded. Kuigi ausalt öeldes väikesaared on eraldi teema, et väikesaared on tõesti üks sihtgrupp, aga ärme räägime Ruhnust, räägime täitsa tavalisest keskmisest Eesti vallast ja Tallinnast. Okay. Aga nüüd, mis ma tahtsin öelda, et faktiliselt, kui me nüüd näiteks võtame, kaardistame ära, mida kõike nad teevad, milliseid teenuseid nad osutavad või ma ei tea, minu pärast ka, kuidas inimesed, millised on osalusvõimalused, siis tõenäoliselt neid on ikkagi päris nagu erinev, eks ole. Ehk siis faktiliselt ju tegelikult see asümmeetria juba toimib. Pluss on ka mõningad, mitte päris ülesanded, aga ma ei tea, näiteks maakonnakeskustel on, siis nende abielude sõlmimise ülesanne, eks ole. Et mingis mõttes meil juba on sellised näited ju praktikas olemas, aga küsimus, kui nüüd sellega edasi minna, minu nagu põhiküsimus, on nüüd just see kodaniku osaluse vaade. Et kui sa nüüd, sinu vallale osutab kooliteenust mingi teine omavalitsus, ja seda ju tegelikult täna ka on ju, et kuidas siis selle valla elanikus seda kooli ei ole, saab selle kooliteenuse nagu kujundamisel kaasa rääkida. Et see on see väljakutse, mis nende eriülesannetega omavalitsustega edasi minnes on vaja kuidagi lahendada. Ma liitusin teiega siin vägivaldselt sellepärast, et meil on mitu küsimust laekunud ja teie vestlus on palju mõtteid tekitanud, et see erinevate ülesannete teema tegelikult ka Eestis ju faktiliselt omavalitsustel on erinevad ülesanded, aga tulenevalt äraspidisest korraldusest ehk näiteks Tallinna linn täidab ülesandeid ka muinsuskaitse vallas, mis muidu on riiklikud ülesanded, aga Eesti keskvalitsus on siis andnud lepinguga need ülesanded Tallinna linnale täita veel mõned omavalitsused veel. Et mõned riiklikud ülesanded antakse siis suurematele ja võimekamatele omavalitsustele täita, nii et see mõnes mõttes juba toimib. Mingis mõttes on see pikka aega teatud sotsiaalteenuste osas, mis on samamoodi ja veel ühte teist, aga ta on pigem ikkagi väga kitsastes sellistes valdkondades. Aga ma tulen korra tagasi selle digiosaluse võimaluste juurde, et te rääkisite siin sellest, et kui omavalitsusel on näiteks ise loodud mingisugune Facebooki leht või TikToki kanal, et kas ja kuidas siis omavalitsus peaks seal tulnud pöördumistele reageerima, siis ma tuletan meelde, et haldusmenetluse seaduses on üldine põhimõte on vormivabaduse põhimõte, ehk tegelikult ükskõik mis vormis haldusorgani, kohaliku omavalitsuse poole inimene pöördub, ta peab saama vastuse. See võib olla suuliselt, kirjalikult, videopöördumisena, kuidas iganes, ehk siis kui see näiteks Facebooki lehekülg on loodud kohaliku omavalitsuse enda poolt ja see pöördumine adresseeritakse sinna ametlikule leheküljele, siis tegelikult omavalitsus peaks vastama. Loomulikult omavalitsus ei saa jälgida kogu internetti, ehk et kui te selle pöördumise ei tee mitte omavalitsusele, vaid lihtsalt mingisugusele kogukonnale, siis omavalitsusele sellist otsest vastamiskohustust ei ole. Aga meil on veebis tulnud ka selle teemaline küsimus Liia Hännilt, tervitused Liiale. Ja Liia küsib, et mida oleks vaja teha omavalitsuste digivõimekuse kasvatamiseks ja kes peaks tegema? Mis te arvate? On väga hea küsimus, eks, et mida tahad öelda? Õiget vastust ei ole, aga mul kohe esimene mõte tuli, et
et ütleme, kes ja mida peaks tegema siis riigi kesktasandi nagu digivõimekuse nagu tugevdamiseks. Et noh, mõnes mõttes sarnane küsimus. Et ise peab tegema kindlasti palju ja küsimus on, kas on nagu palju teha, siis kahtlemata on, aga ka teistpidi, ütleme, on see keskvalitsuse nagu ülesanne aidata omavalitsuses selle digivõimekuse nagu kujundamisel kaasa. Et võib-olla praegu on sellega ka liiga vähe tehtud, et see fookus on olnud nagu nii-öelda riigi keskvalitsuse enda nagu võimete arendamisel. Mina selles mõttes näen, et meil on ju Eestis ju koostööorganisatsioon, Eesti Linnade ja Valdade Liit, kes seda teemat jõuliselt peaks eest vedama. Et see on nagu üks, aga kui rääkida isiklikust vaatest, siis oleks minu just väga mõistlik, kui sellised ühtsed suured digiplatvormid olekski üheskoos välja arendatud, et ei hakka igaüks välja arendama oma menetluskeskkonda, oma dokumendiregistrit, neid erinevaid võimalusi ja täna ongi kohati olukord selline, et kasutataksegi väga erinevaid digiplatvorme ja osad on neist juba nii-öelda kuidas me ütleme, siis aegunud oma platvormi poolest ja siis arendatakse sinna mingi tugevamad omavalitsused arendavad midagi enda oma kõrvale ja lõpuks ongi see pilt hästi kirju ja ongi osad on nagu väga jääs olukorras ja osad on nagu tõepoolest nagu väga algelised selles. Et siin nagu vaja seda koostööd oluliselt rohkem. Et see on sama autonoomia küsimus, igaüks võibki teha omale oma, ma ei tea, osalus veebi, eks ole, aga kas see nagu mõistlik on? Ja seda ma mõtlesin selle keskvalitsal, et ühesõnaga investeerida sellesse nagu võimekusi kujundada ja võib-olla ka aidata nagu kaasa neid ühiseid nagu süsteeme kujundada. Aga veel kord on Linnade ja Valdade Liit, kes peaks selle ühise idee tooma lava peale. Meil on siiski minu arvates üks üsna hea näide volikogude selline menetlus, Volis oli vist selline Volis, mis osutus ju nii-öelda elupäästjaks siis, kui tule COVID-kriis. Ma ise töötasin tollal õiguskantsleri kantseleis ja need omavalitsused, kes olid Volist kasutanud, kes olid ka kasutanud seda võimalust, et teha volikogu istungeid nii-öelda üle veebi digitaalselt, mida Volis võimaldas, siis need tegelikult ka COVID-kriisi ajal väga sujuvalt said üle sellest probleemist, et kas ja kuidas volikogu istungeid kokku kutsuda. Sest algselt oli olukord, kus volikogu liikmed isegi keeldusid kokku tulemast tervislikel põhjustel ja siis tõepoolest tekkis omavalitsustes nagu selline olukord, kus see Volis osutus väga heaks vahendiks ja loomulikult seal olid omad väljakutsed, aga nii palju kui mina aru sain, siis see töötas ikkagi päris hästi keskselt arendatud süsteem. Raputavad juba pead. Iga platvorm vajab regulaarset uuendamist ja investeerimist, aga IT-s on see eriti see praktiliselt igapäevane arendustöö ja kui siis ta toimib, aga nii kui see katki jääb mingiks ajaks, nii on see kasutu. Nii paraku ja ta toimib siis, kui seda kasutatakse, ehk kui need vead ja probleemid tulevad välja, kui probleemid välja ei tule, siis ei saa neid ka ära lahendada, et kui ta lihtsalt seisab kuskil nurgas. Ega samamoodi on meil ju ka selle rahvaalgatus veebiga olnud, et kui seda kasutatakse, siis tulevad probleemid välja ja rääkides omavalitsuste digivõimekusest, siis kolleegid koostöökogust on kogenud väga erinevaid lahendusi, on ka omavalitsused, kellele tuleb õpetada sõna otseses mõttes digiallkirjade avamist, et ka see selline üsna elementaarne töö tegelikult vajab tegemist ja Eesti koostöökogu on seda missiooni hästi täitnud. Aga ma korraks tuleks selle autonoomia teema juurde. Et autonoomiaga on niimoodi, et jah, autonoomia on õigus otsustada, aga teistpidi on ta ka kohustus otsustada. Ja mina, olles teinud järelevalvet kohalike omavalitsuste üle, olen näinud ka seda poolt, kus autonoomia tuleb meelde siis, kui on vaja õiguseid kaitsta, aga siis, kui on kohustus, siis ei tule meelde see autonoomia pool. Et kas teie arvates omavalitsused, minu enda tunnetus on see, et järjest enam tahetakse seda kohustust võtta, et kuidas nagu see teie tunnetus on, et ma meenutan ühte väga vana juhtumit, kui Kersten siin enne rääkis, et mida tema tudengitega räägib, siis mina sel aastal üle pika aja õpetasin bakalaureuseõppe tudengeid ja sain selles mõttes nagu reaalsuskontrolli, et kui me mõtleme, et haldusreform justkui juba oli, aga tegelikult oli see aastal 2017, tänaseks juba 6 aastat tagasi, ehk siis need tudengid, kes on täna bakalaureuseõppisid ja haldusreformist mitte midagi, pole kuulnudki. Ja siis ma meenutasin ühte veel vanemat näidet, kui omavalitsused ja keskvalitsused kemplesid selle üle, et kas
reeglid avalikus kohas alkoholi tarbimise kohta peaksid olema omavalitsuse kehtestada või tuleks riigis keskselt need reeglid kehtestada, tollel siis teemaks oli korrakaitseseaduse muudatused. Ja mõned, ma näen, on siin juba sellises soliidses eas, et nad kindlasti mäletavad neid kollaseid silte Toompeal ja Kadriorus Vabariigi presidendi kantselei ees, mis siis Tallinna linn sinna paigutus, näidates, et seal on lubatud alkoholi tarbida. Aga see siis oli näide sellest, kuidas tegelikult omavalitsused just nagu justkui protestisid selle vastu, et neil oleks endal õigus autonoomselt otsustada, et millises avalikus ruumis avalikult alkoholi võib tarbida. Aga ei, tähendab, autonoomia kahtlemata käib kohustus. Ja kindlasti on nagu halvemaid näiteid, aga ma arvan nagu üldiselt omavalitsused ikkagi väga hästi saavad aru, et et koos õigustega käivad nagu kohustused ja need asjad tuleb nagu ära teha. Ja ühesõnaga ma ei ole nagu kuidagi kohanud nagu seda dilemmat, et võib-olla see tuleb nagu üles rohkem nagu kauplemisel riigiga või riigi keskvõimuga, ütleme, ma ei tea, seal mingite ülesannete või rahastuse või mingi sellise raames on, et meil on autonoomia ja meil on õigus nagu saada mingit... Selles mõttes järjepideva harimise küsimus tegelikult, et kui me räägime siin mingit volikogu tasandile aruteludest, siis seda tuleb ikka nii omavahel ette, et miks me seda tegema peame ja miks me võtame laste kaitsjaid tööle vald, et paneme selle raha, ma ei tea, kuhu, eks, et neid arutelusid on, aga need jäävad sinna samale tasandile ja selgitatakse ära, eks, et miks meil on vaja hariduses tugiteenuste keskustele ja kooli psühholoogi võtta, et miks me ei tee midagi, mis nagu hästi silma paistab, eks. Aga nüüd on need asjad enamasti ikkagi koha peal juba, tänapäeval see arusaamine just päris hea ja võib-olla see 10 aastat tagasi oli see teema tõsiselt aktuaalsem. Meil on veel tulnud veebis üks küsimus, ma kohe pöördun ka saali poole, aga veebis Keilast küsitakse, et mainisite, et Soomes on väiksemad omavalitsused kui meil. Milline on teie arvamus edasise haldusreformi osas Eestis? Kas see parandaks omavalitsuste toimetulekut ja muudaks ülesannete täitmise ühtlasemaks ja kättesaadavamaks? Kuidas regionaalpoliitika peaks seda protsessi toetama? Laseme nüüd natukene stabiliseeruda. Et ma arvan, et uueks haldusreformiks ei ole keegi hetkel valmis. Küll on võib-olla mingisugused sabad ja minu teada näiteks kas Toila ja Jõhvi ei pea praegu ühinemisläbirääkimisi ja võib-olla kuskil veel mujal sellised ebaloomulikumad omavalitsused võib-olla võiks selle ühinemise peale mõelda, aga selleks, et selle küsimusele vastata, tegelikult tulebki Eestil tegelikult vastata samadele küsimustele, mis Soomes praegu laua peal on, missugune 3 teest valida, kas minna edasise ühinemise teele, kas valida selline jõuline olemasolevate omavalitsuste võimestamise tee koos võib-olla mingite koostöömudelitega või 3. variant tõesti minna selle asümmeetria peale. Et on 3 valikut, et tuleb kõigepealt otsustada, mis suunas edasi minna või valida mingi kombinatsioon neist 3. Ja kui me vaatame nagu võrdlevalt, mis teistes riikides on toimunud sellised nagu reformilained, nagu meil oli, see on 20 aastagant, et Läti siin tegi natuke kiiremini. Sest see list on tõeliselt valuline. Nüüd, mis ma ise arvan, olen öelnud ka, et tegelikult ütleme, kui meil on ju tegelikult küsimus tõenäoliselt on taustal, et kas maakonna suurune omavalitsus on nagu optimaalne. Et siis ma arvan, me ei ole nagu valmis selleks praegu erinevatel põhjustel. Et võib-olla kunagi tulevikus, kui me niimoodi kasvame ja need, ütleme, ka erinevad nagu mitte ainult teenuste nagu korraldamise, aga ka kodanike sisendi nagu arvestamise võimalused nagu arenevad ja me kuidagi harjume neid kasutama, siis see võib-olla see valmisolek nagu paraneb. Ehk siis, ütleme, nagu Mikk ütles, sabade või ütleme loomupäraselt, kui see tuleb nagu omavalitsuste endi valikuna, et nad tahavad korrektiive teha sellest eelmist haldusreformist või näevad, et neil on mingi ühisosa naabritega, ma ei tea, päris paljudes kohtades linnade, rõngasvaldade ühinemine ära, et see ju tegelikult on nagu mõistlik.
et kui need nagu loomulikult tulevad, siis minu meelest see on nagu õige suund, aga ütleme suuremat reformilainet, et ma arvan, selleks nagu ei ole hetkel kui me võtame, tegelikult me oleme palju seda arutanud, kui võtame nüüd viimase värske teaduskirjandus, siis kui siin mõnikümmend aastat tagasi räägiti palju ühinemisest, siis praegu teaduskirjandus on see ühinemine täielikult out ju tegelikult, et vaata, mis me ikkagi saime nagu, et me võime nagu jäädagi ja ilmselt jääbki nagu terveks põlvkonnaks see vaidlus, et kes oli poolt, kes oli vastu, kas 5000 või 11 000, mis see õige number on nii edasi. Et sellega tuleb arvestada, aga igal juhul, mis me nagu saavutasime selle reformiga, on see, et kui me räägime riigi omavalitsussuhetest ja omavalitsuste võimest, eks ole, avalikke teenuseid tagada, heaolu teenuseid tagada, siis mingis mõttes selle nagu probleemi me vähemalt osaliselt nagu lahendasime, et omavalitsused on enam-vähem sellised, et nad on võimelised klassikalisi heaolu teenuseid nagu tagama. Loomulikult, kui meie soovid lähevad nagu suuremaks, järjest nagu, ma ei tea, personaalsemad, spetsialiseeritumad, suuremat professionaalsust nagu teenuse osutaja poolt nagu eeldavad teenused, siis me peame ilmselt selle nagu üle vaatama. Aga igal juhul täna, ütleme, on see meie omavalitsuse olemus, ta ei ole ainult see kogukonna nagu liitja, eks ole, ainult see demokraatlik roll, vaid seal on väga suur osa sellel teenuste tagamisele. Ma tuletan meelde, et omavalitsuse olemusest väga suur osa on see füüsiline ruum, ehk see ühtne tunnetatud füüsiline ruum. Et võib-olla see, et kui te rääkisite siin sellest, et see omavalitsuse harta on ju juba üsna eakas ja et need printsiibid on kõik samad, võib-olla need printsiibid töötavadki sellepärast hästi, et kui riigi tasandil on sellised põhilised juba riigi funktsioonid paika pandud, siis omavalitsuse tasandil see muutus toimub nagu füüsilises keskkonnas ja need eeldused või need eeldused muutuvad füüsilises keskkonnas. Suhtlus võib minna digikanalitesse, et sa võid vallavanemana suhelda oma elanikega ükskõik kust, aga just see tunnetatud keskkond, et kui omavalitsused lähevad territooriumi mõttes nii suureks, et see ühine tunnetatud keskkond nagu kaob ära, siis on ka seda kaasamist keeruline teha, et kui sa nagu ei mõista, et mis on nagu mured seal teisel pool valda või linna. Ühtse tunde kadumise üks ohukoht on see, et siis hakkab igaüks vaatama just oma kohta ja tegelikult paradoksaalsel kombel lähebki selliseks piirkondade vaheliseks võitluseks, mida me paljus kohtades Eestis ka näeme, eks, kui see ühtse tunde kadumine tekib. Kas koha peale tulnud külalistel on tekkinud küsimusi, mõtteid, ettepanekuid? Ja et ma kohe annan sulle mikrofoni. Ole lahke. Aitäh. Kas nende väljakutsete osas, näiteks see mitmepaiksus, on meil lootust tehisintellektile, et kui palju seda üldse arutatakse? Et kuidas seda lahendada? Kuidas, tähendab, aidake kaasa natuke, et ei ole nagu, ütleme, IT ei ole nagu see enda teema, et kui me võtame, siin Külli tõi ka näite, eks ole, ja me ennem arutasime, et ütleme, kuidas haldusmenetlus, mis loogikal nagu käib, et siis kahtlemata on nendel arendustel ja tehisintellektil nagu kindlasti omad võimalused. Aga ka siin, ütleme, meie võib-olla see õigusruum ei ole sellega nagu kaasa tulnud. Just, et ja. Kas sa tehisintellekti all mõtled eelkõige siis andmepõhist otsustamist? Nende andmete teemaga on, see vajaks tegelikult eraldi üritust, aga kui nüüd hästi lühidalt kokku võtta, siis seal küsimus ei ole selles, mis on tehniliselt võimalik. Tehisintellekt juba täna võimaldab väga palju, andmed juba täna võimaldavad väga palju. Küsimus on selles, mida me tahame. Kas me nagu tahame ühiskonda nagu Hiinas, eks ju, et kui sa lähed punase tulega üle tee, siis kohe mõned teenused kaovad sulle ära, sest sa ei ole korralik kodanik. Või me ikkagi tahame sellist vaba demokraatlikku ühiskonda, et seal on nagu see põhiline, ütleme siis, teema on just nendes väärtustes, mitte tehnikas ja mitte andmetes, et selles osas on juba väga palju võimalik. Aga aitäh teile, härrad!